Tere õhtust ka minu poolt ja nii nagu Maarja ütles, et minu nimi on Harri Moore, ma oma igapäevast leiba teenin sellises uurimisinstituudis nagu Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. See tänane teema on muutunud oluliseks teemaks. Meie instituut tegeleb eriti oluliste teemadega, mis on seotud siis Euroopa Liidu keskkonnapoliitika rakendamisega ja ringmajandus on kindlasti üks teemasid, mis siis sellise kliimamuutuste ja süsinikuneutraalsuse kõrval on üheks olulisemaks teemaks Euroopa Liidu keskkonnapoliitika kontekstis muutunud. Ringmajanduse teema mõjutab ka meie igapäevast elu, ta mõjutab seda tegelikult juba ka täna läbi jäätmekäitluse, aga kindlasti tulevikus ma kujutan ette nii mõnigi teist võib-olla tahab hakata tegelema ettevõtlusega, miks mitte mingisuguste ägedate startupide ja muude arendamisega ja ütleme nii, et selline keskkonna ja eriti mis puudutab ringmajanduse valdkonda, tegu on ju tegelikult uue nii-öelda majandusmudeliga, seal valdkonnas on kindlasti võimalik midagi uut ja ägedat arendada, nii et ma natukene oma ettekandes puudutan erinevaid valdkondasid alates sellest, mis see ringmajandus on ja võib-olla natukene toon teieni ka sellise tausta, sellepärast, et võib-olla see probleemistik vajaks siiski natuke lahti rääkimist, kuigi ma kujutan ette, et te kõik olete erinevate keskkonnaprobleemidega kursis, miks peab täna mõtlema keskkonnale, miks peaks me oma tegevusi, tarbimisharjumisi muutma ja miks peaks kogu majandussüsteem olulisemalt jätkusuutlikumaks muutuma. Et sellise väikse sissejuhatuse ma teen siiski ka ja nii nagu ma enne ütlesin, et siis võib-olla peatun lühidalt ka natukene ringdisainil, ehk siis selline uus lähenemine, kuidas disainida ja arendada uusi tooteid, mis on need olulisemad strateegiad, mille peale tasuks mõelda. Ehk siis proovin siin lühikeselt tunni ajaga teha sellise kiire sissevaate tegelikult sellisesse teemasse, mis tegelikult nõuaks palju rohkem aega aga nagu ma juba siin vihjamisi kuulsin, järgmine loeng on plastide teemal, ehk kõik need teemad üht või teistpidi tegelikult ka ringmajanduse nii-öelda teemat või ringmajanduse põhimõtete alla tänapäeval kuuluvad. Aga enne kui ma edasi lähen, ma kohe küsin siin olijatelt, et kui paljud teie olete kuulnud sellisest asjast nagu ringmajandus? Kas see on teile midagi väga uut või olete te siin juba täiesti kodus ja oskate võib-olla ise tulla siia ette ja anda kohe ülevaate, mis see ringmajandus on? Kuidas on lood? Mis te arvate, millega ringmajandus võiks tegeleda? Mis on need põhiobjekt siin, kui me räägime ringsest ringmajandusest? Taaskasutus. No hakkab sinnapoole liikuma. No ühesõnaga, tõsi see on, materjalid, jäätmed, kõik see, mis on sellega seotud, ehk see on nagu selles mõttes tänapäevasem ja uudsem lähenemine, kui me räägime materjalide kasutust ja jäätmekäitlust. Et tegelikult jah, et veel ütleme 10 aastat tagasi me oleksime pidanud rääkima võib-olla jäätmekäitlusest ja jäätmete ringlussevõtust, aga tänasel päeval on aru saadud, et erinevate siis keskkonnaprobleemidega, sealhulgas ressursside kasutamise, jäätmete tekke, jäätmete ringlussevõtuga peaks palju laiemalt ja süsteemsemalt tegutsema. Aga lähme meie oma jutuga edasi. Me juba vähehaaval hakkasime sellest ringmajandusest juba rääkima, aga nagu ma enne ütlesin, võib-olla ikkagi võiks ära markeerida need põhiprobleemid, mille pärast me täna peame siis sellisest ringsest majandamisest, tarbimisest rohkem rääkima. Ja nagu juba enne välja tuli, üks põhiline kurjajuur on see, et tarbimine on väga oluliselt muutunud ja meie nii-öelda igapäevane nii-öelda tarbimisühiskond, vähemasti Eestis meil on selgesti näha, et tarbimine suureneb iga aasta, sõltumata sellest, kas on meil COVID või mingi muu. Viimastel aastatel on pidevalt tarbimine suurenenud ja tegelikult, nii nagu ma enne ütlesin, tarbimine tähendab seda, et suurem osa nendest tarbitud asjadest, 70% meie poolt tarbitud asjadest, kaupadest, mis tahes asjadest, mida me nii-öelda tarbime igapäevaselt, 70% muutub sisuliselt vahetult pärast seda tarbimist kohe jäätmeteks. Ja siin on põhiline roll muidugi pakenditel. Kõik kohad on pakendeid täis, erinevad kaubad, kõik on ära erineval tasemel pakendatud ja sisuliselt pakend on üks olulisemaid panustajad sellisesse jäätmetekkesse. Aga teiselt poolt, mida rohkem me tarbime, seda vähem on meil ressursse.
erinevate maakerade näitamine siin slaidi peal tegelikult vihjab ühele asjale, kuhu me täna oleme jõudnud. Kui paljud teist on kuulnud sellisest asjast nagu Earth Overshoot Day, ehk siis see on siis maa ületarbimise päev, mida siis nagu näitlikustamise mõttes tähistatakse, markeeritakse igal aastal. Noh, ütleme niiviisi, et 12 kuud, 1 aasta oleks siis tegelikult piltlikult öeldes see kogus ressurssi, mida me saaksime jätkusuutlikult tarbida. Ja siis on ära markeeritud aastas üks päev, ühe kuu üks päev, mis siis markeerib, mis hetkel me oleme selle aasta ressursid ära nii-öelda ammendanud. Ja millest sellest päevast edasi me siis sisuliselt näitlikult tarbime juba nii-öelda ressursse tuleviku arvel. Mis te arvate maal keskmiselt, kui me võtame kogu globaalse nii-öelda inimühiskonna jalajälje, mis kuus võiks see päev ette tulla, kui me ütleme, et maakera ressursid me oleme selleks aastaks ammendanud? Mis sa pakud? Sügise poole. Mis teie pakute? Suve algus, te lähete juba lähemale. Ütleme nii, et globaalselt on see päev kuskil augusti algus täna. Aga mis te arvate, mis see Eesti jaoks olla, ehk meie jaoks, kes me siin Eestis elame, me teame, et tegelikult meie keskkonna jalajälg on üks arenenud riikide üks suuremaid, kuna me oleme osa sellest 20% nii-öelda varakamast seltskonnast, kes siin maal elab, kes tarbivad kõige rohkem ja meil on ka muidugi suur jalajälg tänu meie energiatootmise nii-öelda lähtealusele ehk põlevkivile. Mis te pakute, kus on see Eesti päev, kui me oleme tegelikult selle aasta varud juba ammendanud ja kõik järgnevad päevad me elame juba siis sisuliselt järgmiste tulevaste põlvkondade ressursside arvelt? No jah, aprilli algus, nii et ega meil palju pole minna, meil on 1,5 kuud ja siis meil on sisuliselt peaks nagu tõmbama püksirihma koomale ja lõpetama tarbimise. Aga muidugi nii see ei toimu. Ja see lihtsalt näitlikustab tegelikult seda, millisesse olukorda me oleme jõudnud ja siit kui edasi minna, siis tegelikult Eestis me ju vastupidi ei ole mures väga inimeste arvu pärast. Mujal globaalselt on see üks põhilisi probleeme, rahvastiku juurdekasv on tohutu kiire. Täna me oleme seal alla 8 miljardi inimese, aga tegelikult nagu te näete, et see on mitmekordistunud siin viimase 50 aasta jooksul ja võib arvata, et see rahvastiku juurdekasv jätkub. Kõik need inimesed ka arenguriikides tahavad elada samamoodi nagu rikkamad inimesed ja see tarbimine selle taustal pidevalt suureneb. Ja siin on mõningad näited, loodusvarade ammutamine on siin viimase sajandi jooksul suurenenud 12 korda, ühe inimese vajaduste täitmiseks läheb täna vaja rohkem ressursse, 2 korda rohkem kui 50 aastat tagasi. Ja kui me nüüd võtame need maakerad arvesse ja selle samas eelmise jutu taustal, siis täna me tegelikult tarbime juba 1,6 planeedi jagu ressursse. Me tegelikult oleme ületanud juba suures osas oma tegeliku ressursi võimekusse. Tähendab seda, et varem või hiljem, pigem varem me jookseme tänases majandusmudelis peaga vastu seina. Ja see pauk saab olema küllaltki kole, kui me ei võta midagi eelnevalt tarvitusele nii-öelda ennetavaid meetmeid. Ja siin ongi kogu see jutt, millest viimasel ajal ka Eestis palju räägitud on, miks me peaksime nagu siis keskkonnateemadele rohkem ja rohkem tähelepanu pöörama. Ja nii nagu ma enne ütlesin, tihtipeale me ei seosta nagu sellist keskkonna probleemistikku iseenda igapäevase toimetamisega. Ja veel kord tuues siis tagasi selle tarbimise teema, ehk siis see, kuidas me täna tarbimine, see on košmaar. Ja see ei ole mitte kuskilt otsast jätkusuutlik. Siin on veel üks näide rõivaste kasutamisest. Need on küll nüüd jällegi globaalsed andmed, nii et ütleme 20 viimase aasta jooksul on rõivaste tarbimine suurenenud 2 korda. Eestis muideks on rõivaste tarbimine selle aja jooksul 4 korda suurenenud. Ja nii nagu vist mainisin, kas ma ütlesin ka teile, et mitu rõivaeset keskmises rõiva või kodutekstiili eset Eesti inimene keskmiselt kuus ostab. Palju sa ostad, kui tihti sa käid riideid ja kodutekstiile ostmas?
ütleme 6 mitu rõivast kodutekstiilise keskmiselt ostad, kui aasta perspektiivi arvesse võtta. Ühe korra käid poes ja siis ostad suure kotitäie riideid. No jah, et tegelikult, siis sa oled isegi tagasihoidlik, tegelikult kui me vaatame Eesti keskmist taset, siis on kuskil 4 rõiva või siis tekstiili eset Eesti inimene keskmiselt 6 ostab. Siia allaga lähevad muud asjad nagu käterätid ja muud sellised teemad, et see ei ole ainult rõivaid, aga siiski, see kogus on suur ja samas me näeme, et tegelikult nende rõivaste kodutekstiilide kasutuse aeg pidevalt lüheneb. Ehk siis kui enne vanasti esivanemad käisid ühe kasukaga, võib-olla 2 põlve käis, 100 aastat käidi kasukaga, siis tänasel päeval rõivaste kasutusaeg on väga-väga lühike. Ja siin mängib rolli väga palju seesama mood, mis meid tegelikult sunnib uusi rõivaid rohkem kasutama, ehk siis kogu selle moetööstuse majandussüsteem on selliselt üles ehitatud, mis tegelikult eeldab, et me peame rohkem ja rohkem tarbima. Ja see on ka tegelikult kogu meie majandussüsteemi ehk turumajanduse alus, mis tegelikult põhineb tarbimisel. Et kui me ei tarbi, nii nagu meie juhtivad poliitikud on hirmul, et nii kui kriisist tulenevalt tarbimine väheneb, nii ka meie nii-öelda majanduslik olukord halveneb. Et kogu see majandussüsteem on tegelikult siis üles ehitatud sellisele jätkuvale tarbimisele ja tihtipeale me ju ei mõista neid tooteid tarbides, et kõikidel nendel toodetel on mitte ainult siis konkreetne materjali hulk, vaid igal tootel on kaasas nii-öelda jäätme või nii-öelda kott, ühesõnaga, mis iseloomustab siis seda, et näiteks T-särki omades me peame arvestama, kui palju sadu ja sadu liitreid vett on tarvitatud, palju on sinna läinud kütust, palju maad ja nii edasi ja nii edasi. Tohututes kogustes ressursse, et siis toota üks väikene vidin, mingi toode, mida te võib-olla tarbite lühikest aega ja võib-olla näiteks, kui me räägime rõivastest, ma kujutan ette, et ka teie kappides on ka sellised rõivad, mida te võib-olla selga ei olegi pannud ja ei kavatsegi panna. Nii et tegelikult see jällegi natuke iseloomustab seda ja sellepärast me peaksime täna rääkima üha rohkem toodetest ja toodete keskkonnajalajäljest ja võib-olla isegi vähem rääkima, ütleme, tööstusettevõtetest. Eestis väga palju tuntakse hirmu tööstusettevõtete keskkonnamõjust. Ei taheta, et uued ettevõtted sigineks meie elukohtade lähedal, arvatakse, on väga saastav ja jube kole. Tegelikkus on see, et meie igapäevaselt tarvitatud toodete kaudu me saastame palju rohkem. Ehk siis selline toodete kaudu toimub diffuusne või hajutatud saastamine on tänaseks päevaks palju suurem kui selline ainult ühe tootmisette või tööstuse poolt tulenev saastamine. Ja siit muidugi ka see asi, mis tegelikult nüüd on hakanud väga selgesti ka pärssima majandustegevust, ehk siis kui meil ressursse jääb vähemaks, mida kogu aeg ju me näeme, siis seda kallimaks need ressursid muutuvad, seda kallimaks muutuvad hinnad ja seda rohkem oleme ka meie õnnetud, eelkõige muidugi ettevõtjad õnnetud. Siin on näide erinevate oluliste toorme ressursside hindadest. Me näeme, et hinnad käivad üles alla ja võib-olla isegi see pool, et hinnatõus, mis on nagu varem olnud, mida on võimalik järgida, viimastel aastatel on hullem see, et ressursside hinnad on väga volatiilsed, nad käivad üles alla. Jube raske on sellisel juhul ettevõtetel, tootjatel oma tegevust planeerida, kui sa ei tea, mis sul järgmisel hetkel tooraine hinnad teevad. Ja just see volatiilsus ehk edasi-tagasi hüppamine on üks suuremaid probleeme tootmisettevõtetele täna. Nii et me oleme jõudnud teatud mõttes sellisesse punkti, kus siis tänane majandus või majandussüsteem ei ole enam jätkusuutlik. Me sisuliselt, eks ju, hangime materjale, tooret, veame seda ühest kohast teise, toodame tooteid, veame seda kaubanduskeskustesse, kus teie seda ostate ja iga sammuge lisame nagu sellele tootele väärtust ja siis ühel momendil pärast seda, kui me oleme selle toote tarbimise nii-öelda lõpetanud või otsustanud, et me seda ei taha enam, me viskame selle ära. Et kogu see väärtus, mida on lisatud sellesse tootesse, ühel momendil me viskame selle sisuliselt minema. Seda nimetatakse siis selliseks lineaarseks ehk tooda kasuta hülga majandusmudeliks, ehk siis
me hangime tooret, toodame sellest toote ja siis viskame selle ära. See on see tänapäevane klassikaline majandusmudel, mida me kõikjal näeme. Ja selge see, et selline tänane majandusmudel, nagu ma enne ka välja tõin, pikka pidu sellel ei ole ja ma olen päris kindel, et siin teie oma eluajal, te olete just täpselt sellises vanuses, valdav osa, kes te siin täna olete siin koha peal, ehk siis teie oma silmadega suure tõenäosusega näete ära ka selliseid momente, kus mitte ainult Covidi pärast ei saa reisida, vaid ka võib-olla selle pärast enam ei saa mõnusalt reisida või mingeid muid lahedaid hüvesid nautida. Lihtsalt selle pärast, et see on lihtsalt muutunud nii kalliks, ressursid on muutunud nii kalliks, on lihtsalt otsa saanud, et te olete sunnitud veetma aega jätkusuutlikult kodudes ja siis leidma uuesti võimalusi seda õnne otsida. See võib jubedalt närvidele käia, ma tean, et tänapäeva inimesed, sealhulgas kui ma ise olen palju harjunud reisima, eks ju, ja reisimine just selle Covidi aasta taustal on suuremas inimesed just sellepärast stressis, et ei ole saanud kuskile liikuda. Aga see võib tulla ka sellepärast ja see jõuab varsti kätte ka meile juba sellepärast, et lihtsalt ressursid lähevad kalliks. Nii et me vajame teatud sellist täiesti uut lähenemist seda nii ettevõtjatena, poliitikutena kui ka tarbijatena. Ja siin tulebki mängu see uus kontseptsioon, põhimõte, või õigem on öelda, et see on tegelikult uudne majandusmudel, mida siis nimetatakse ringmajanduseks. Ja tegelikult ega sellise põhimõttena või siis ta ei ole midagi väga uut, kuigi ta, ütleme, Euroopa Liidu keskkonnapoliitikasse see ringmajanduse definitsioon sigines alles kuskil 8 aastat tagasi. Ja ütleme nii, et ringmajandus kui selline, seda on nagu teadlikult nüüd integreeritud erinevate riikide keskkonnapoliitikatesse ja ka majanduspoliitikatesse, see on tegelikult olnud siin 2-3 viimase aasta rida. Ja tänasel päeval ta on ringmajandus, mis ta siis on, ta on tegelikult siis niisugune alternatiiv sellele tänasele valitsevale lineaarsele ehk siis võtta tee viska ära tootmisele või sellele tarbimismudelile ja lühidalt öeldu, nagu hästi lühidalt siis öelda, mis see siis ringmajandus on, ta on siis majandusmudel, kus siis kõik, mis loodusest võetakse, peaks kasutusse jääma võimalikult pikaks ajaks. Ja selge on see, et nüüd on seda teadvustanud Euroopa Liit, sealhulgas ka Eesti, aga ka globaalselt on aru saadud, et see tänane lineaarne majandusmudel meil lihtsalt pikaajaliselt seda ei ole võimalik sellisel kujul käitada või sellele toetuda. Ja nüüd jõuliselt on tegelikult hakatud ka regulatiivsete poliitiliste meetmetega siis seda ringmajandust edendama, eelkõige Euroopa Liidus. Ja tegelikult see on ka meile võimalus, nii nagu ma enne ütlesin, et kes on innovatiivsemad, kiiremad ja ka nii-öelda avatud mõtlemisega, eriti kui me räägime sellisest ettevõtluse poole peast, nendel on kindlasti tänases olukorras uusi võimalusi, uusi lähenemisi, millega on võimalik täitsa haljale oksale jõuda, kuigi igasugune rikkuse korjamine klassikalises mõistes kipub ka rohkem liikuma sellise lineaarse majandusmudeli poole. Tulevikus küsimus on see, et kas on selline raha kogumine, rikkuse tagajamine just see, mida me tahame tegelikult saavutada. Aga see on juba mingi muu ettekande rida. Me lähme edasi ikkagi ringmajandusega. Ja tihtipeale seda ringmajandust, kuigi siin ei ole hästi näha, ka tuuakse välja siis nagu sellise ringina või ütleme materjalivoo sulgemise põhimõttena, ehk siis need materjalid, mida me oleme tarvitusele võtnud, me peaksime need võimalikult kaua kasutama ja üheks võimaluseks on siis need nii-öelda täna sellises lineaarses majandussüsteemis, kus me need ära viskame, need materjalid pärast kasutamist, et nad tuua siia ringlusse tagasi, kas samade või siis juba teiste toodete tootmise toorainena. Ja siin on nagu eraldi vaadatud siis ka 2 erinevast nagu sellist süsteemsust ehk siis nagu tehnoloogiline või tehnilised materjalid ja nii-öelda biogeensed ehk bioloogilised materjalid. Ja siin on väga palju sellist sarnasust, et nii nagu tegelikult ökosüsteemis ju käib pidevalt materjal ringi, seal midagi nii-öelda ära ei visata, vaid kõik, mis oma nii-öelda elukaare lõppu jõuab, see saab sisendiks siis uutele
bioloogilistele vormidele või olemasolevatele bioloogilistele vormidele ja siis ökosüsteem sisuliselt käibki ilusasti nii-öelda tsükliliselt kinnises süsteemis ja nüüd on väga oluline, et me selle tehnilise poole, mis meid ümbritseb üha rohkem ja rohkem, et kui me vaatame ringi oma igapäevases elukeskkonnas, siis me näeme tegelikult, et meid ümbritseb üha rohkem tehislik materjal ja tehislik keskkond. Et üha vähem on tegelikult meie ümber selliseid looduslikke materjale. Kui ma vaatan siin, isegi selles saalis on väga palju sükest looduslikku enam ei näe, et kõik peaaegu, mis siin ümberringi on, eks ju, on tehislik. Aga jah, et sinna tuleb siis mängu erinevad plastid ja muud teemad, millest siis järgmine kord saab rääkida. Kogu see temaatika on muutunud siis väga huvitavaks ja selline põhimõte, see kostub väga hästi, see, et tänased tooted on homsete toodete eelsete toorme hindadega. Inglis keeles kostab see palju paremini. Ma üritasin selle eesti keelde panna, seda kuidagi lohisev, aga selline mees nagu Walter Stachel, kes on kunagi ka välja toonud siin juba 30 aastat tagasi olelusringi või hällist hauani põhimõtte, ehk siis tegelikult me peaksime kõikide toodete puhul jälgima kogu tema elutsüklit, mitte ainult ütleme tootmise etappi, vaid me alati, kui me vaatame mis tahes tootmed, kas me siis tarbides, aga miks mitte ka neid tooteid kavandades, disainides, me peaksime siis vaatama, kust need materjalid pärinevad, kuidas neid toodetakse, kuidas me neid tarbime ja mis saab nende toodetega siis, kui nad on jõudnud oma elukaare lõppu ehk on muutunud jäätmeteks ja küsimus on see, et kas nad peavad muutuma jäätmeteks. Võib-olla ei pea, võib-olla neid on kohe võimalik suunata siis ringlusesse. Ja see üks asi veel, et ära õiendada, et jah, see lineaarne majandus, kus me viskame selle väärtuse minema, et kui me räägime sellisest selle ringi sulgemisest ja tihtipeale see ringmajanduse temaatikat käsitletakse ka eriti Eestis pigem sellises jäätmekäitluse kontekstis. Nii nagu ma enne ütlesin, juba mainisin, tegelikult ringmajandus on palju enamat kui ainult jäätmed ja jäätmete ringlussevõtt, aga tihtipeale me kipume rääkima pigem siin ringlussevõtu majandusest, kus eesmärgiks on jäätmete liigiti kogumine ja ringlusse suunamine või see on, ütleme, selline põhieesmärk. Siis tegelikult ringmajandus on palju laiem mõiste ja võib-olla oluline siin on just see ja nii-öelda pikemas perspektiivis nii-öelda üldise sellise materjali kasutuse jätkusuutlikkuse seisukohast vaadatuna on see, et me tegelikult peaksime pikendama, tegema aeglasemaks neid ringe. Ehk siis eesmärk on see, et neid tooteid me tarbides me peaksime nende toodete eluiga võimalikult pikaks tegema. Ja see on nüüd teine asi, ma kujutan ette, mis viimasel ajal on muutunud ikka väga lausa hüsteeriliseks. Mobiiltelefonid. Kui tihti sa oma mobiiltelefoni vahetad? 4 aasta tagant isegi, siis sa oled isegi jätkusuutlik inimene. Aga kipub ikka nii olema, et need uus mudel tuleb ja väga paljud ostavad uue telefoni, kuigi selle telefoniga võiksid toimetada väga pikalt. Mina mäletan ka, et meil oli kunagi oma lapsepõlves oli telefon kodus, siis seda telefoni kasutati, ma arvan, 30 või 40 aastat, eks ju, tavaline telefon. Me näeme jällegi, et tegelikult, mis on juhtunud, et nende toodete eluiga on muutunud üha lühemaks, et me peaksime tegelikult toote eluiga pikendama ja see tähendab seda, et see on eelkõige siis nende ringi aeglasemaks ja pikemaks tegemine, mitte niivõrd ringi kiire sulgemine, millega tegeleb tihtipeale just selline jäätmekäitluskontseptsiooni ja ringlussevõtu ideoloogia. Ja tegelikult selle toote eluringi pikendamine on ka majanduslikult mõistlik, kui me võtame selle mobiiltelefoni. Mina ka oma viimase mobiiltelefoni ostsin tegelikult parandatud telefoni. Arvatavasti see on üks Rootsist mingil defektiga tagasi toodud telefon. Eesti on muutunud väga oluliseks mobiiltelefonide paranduse keskuseks Euroopas. Siin on terve rida, üks väga suur ettevõte, kes siis mobiiltelefone parandab. Ja neid, kui sul on selline kasutatud telefon, palju selline kasutatud telefon, sinu oma vist, ma ei tea, kui kallis see on, aga keskmiselt ikkagi paarisaja euro eest sa saad siukse hea kasutatud telefoni täna ikkagi second hand maha müüa. On niiviisi. Aga mis te arvate, mis selle mobiiltelefoni hind oleks, kui me vaatame ainult teda materjalina? Plast, natukene plasti, metalli, klaasi. Mis ta hind siis on? 2-3 eurot, ega rohkem ei ole. Ehk see materjali hind on iseenesest väga madal. Mõte ongi see, et tegelikult nüüd kogu seda ringmajanduse ideoloogiat
arendades me näeme, et siin on ka tegelikult oluline majanduslik aspekt. Et see ei ole lihtsalt niisugune vägisi ringlusse võtmine, kui me üritame teda materjalini ringlusse võtta, siis me tegelikult suure tõenäosusega ei pruugi seda majanduslikku efekti ka saavutada. Selle ringmajanduse rakendamine tegelikult on paras väljakutse. Kogu sellise vastuvoolu ujumine, nii nagu paljude muude asjade puhul, ka tänase majandusmudeli puhul on see üli raske. Ühelt poolt sellepärast, et meie tarbijatena siiski eelistame seda lineaarset majandusmudelit. Tootjad, nendel on mõistlik lineaarset majandusmudelit rakendada, sest see sama asi. Kui ma nüüd 1-2 hakkan vähem tooteid müüma, see võib tekitada alguses suure segaduse ja paanika ettevõtjates. Kui ma ei saa rohkem iga aasta asju müüa, see tähendab seda, et mu kasum on väiksem ja paljude ettevõtete ärimudelite puhul see ei toimigi. Ehk siis see on juba ühelt poolt probleem. Teiselt poolt see, et peaksime suutma tooteid täiesti uutmoodi disainida ja tegelikult ka siin on väljakutse sellepärast, et meil ei ole ka tihtipeale oskusi teadmisi, avatud mõtlemist selles suunas vaadata. Ja kolmas on võib-olla just see, et ühiskond ise, tarbijad, nii nagu ma enne ütlesin, pole võib-olla alati valmis selleks. Ja tegelikult meil on vaja teatud ajendeid, et sellist ringmajandust rakendada ja võib-olla sellise tänapäevase ringmajanduse rakendamine 10 aastat tagasi olekski olnud keeruline. Ühelt poolt just sellepärast, et me ei tunnetanud veel võib-olla sellist valu, mis puudutab seda ressursside ammendumist, hinnasurvet ja võib-olla ka regulatiivset survet. Aga oluline asi on kindlasti see, et IT-tehnoloogia on arenenud hüppeliselt, ehk siis hästi palju selliseid uusi lahendusi, ärimudeleid, kogu see jagamismajandus, kõik need Boltid, Voltid ja muud asjad. Tegelikult see on saanud teoks ainult sellepärast, et on tehnoloogia, IT-tehnoloogia on arenenud. 10 aastat tagasi neid lahendusi ei oleks lihtsalt olnud võimalik tekitada. Ja teiseks on tekkinud oskused, teadmised. Me oleme nagu selles mõttes edasi arenenud. On tekkinud uued ärimudelid ja muidugi uute ärimudelite puhul on see nii-öelda olukord veel selline, et siin on ruumi küll ja küll. Ja võib-olla see neljas asi, mis selline ringmajanduse rakendamine eeldab, on koostöö. Ehk kui enne vanasti sa said sellist toodet arendada ja ka sellist ettevõtlust edendada küllaltki individuaalselt. Sa tegid ainult selgeks, kes on su põhiline nii-öelda kliendirühm, tootsid toote, müüsid talle maha. Tänapäeva ringmajanduse süsteemid, ärimudelid on tihtipeale sümbioosid. Ehk siis sa vahetad mingisuguseid oma jääke kellegi teisega, sa pead tegema erinevatel tasanditel koostööd. Ja see on, kui me räägime Eestist, üks suuremaid väljakutseid, sest Eestis me ju väga hästi teame, ühiskondlikul tasandil, aga ka ettevõtete tasandil koostöö tegemine ei ole just kõige sellisem asi, mida me tahame teha või oleme valmis tegema. Miks ma ju ka enne ütlesin, et tegelikult üheks selliseks aluseks on ikkagi uute toodete ja ärimudelite disainimine, arendamine ja siin on oluline just see disaineri, uued oskused ja mõtlemised ja tegelikult meie oleme ka näinud väga palju, et tänapäeva tootearendajad, disainerid tihtipeale võib-olla nende haridus ei ole piisav, ehk siis selliseid uusi ringseid tooteid, teenuseid arendada ja nende haridus pigem just sellepärast ei ole piisav, et selliste ringsete toodete arendamisel on sul vaja aru saada süsteemist laiemalt. Hea näide on see sama jäätmetest toodete, uute toodete disainimine. Kui sa toodad tooteid nii-öelda esmasest toormest, siis sul suurt mingisugust keerulist õigusaktide rägastikku ei ole. Aga jäätmekäitluse valdkonnas on kogu see teema väga-väga karmilt reguleeritud. Üks põhilisi asju, mis me täna näeme, eriti niisuguste noorte vingete disainerite seas, kes tulevad kokku ja otsustavad siis äkki hakata ringseid tooteid või ärimudeleid ellu kutsuma. Esimene asi jookseb peaga vastu seina, sellepärast et jäätmekäitluse regulatsioon on nii karm. Jäätmetega ei tohi mitte keegi tegeleda, välja arvatud ainult need, kes on siis omavad vastavat kas siis litsentsi või jäätmeluba. Sisuliselt jäätmetega võib regulatsiooni mõistes täna toimetada ainult jäätmekäitleja. Keegi teine ei tohiks nagu neid jäätmeteks muutunud asju puudutada või öelda nagu nendega mingisugust majandustegevust teha. Ja siin tekib kohe niisugune vastuolu. Näiteks
terve rida muid ka vastuolusid, mis tegelikult näitavad seda, et nendest nii-öelda süsteemidest peaks siis see inimene, kes uute toodete, ringsete toodete arendamisega tegeleb, väga-väga hästi aru saama. Kui me oleme toote valesti disaininud, siis me oleme juba tekitanud selle keskkonnamõju ja siin on ka siis üks uuring, mis on öelnud, et kuskil 80% tekivast keskkonnasaastest ja 90% tootmiskuludest juba tegelikult tehakse ära või pannakse paika disaini etapis. Tänapäeval on ülioluline, et meie, kes tahes ettevõtteid või ütleme luues, aga ka selle uusi tooteid kujundades, disainides, eks ju, et me mõtleme sellele, et kahjuks on olnud tootedisain suunatud siiamaani ikkagi selle lineaarsele süsteemile ehk jäätmetekkele. Ja valdav osa neid tooteid, mida me tegelikult täna ju kasutame, on kehva kvaliteediga, nende eluiga ei olegi mõeldud pikaks, nad ei peaks olema kauakestvad, sellepärast, et juba disaini ideoloogia on selline, et need tuleb ära visata teatud aja tagant, et inimesel tekiks siis vajadus kohe seda uut toodet ostma minna. Ehk siis meil on väga palju mõttetud tooteid ja disainerid on sellele ikkagi ise väga selgesti kaasa aidanud. Ja teiselt poolt ka meie oleme seda olukorda ka tekitanud läbi selle, et me oleme nagu aktsepteerinud seda. Ehk siis me aktsepteerime väga paljuski neid tooteid, mida me igapäevaselt ostame ja tegelikult ongi lõppkokkuvõttes olukord selline, et me aktsepteerime ka seda lühiealisust ja tänasel päeval me oleme piisavalt rikkad, et ka näiteks meid väga ei huvita ka toodete parandamine. Teisest küljest muidugi toodete parandamine on ka nii kalliks muutunud, et tihtipeale see isegi majanduslikult ei tasu ennast ära. Nii et jah, et siin nagu selles mõttes väljakutse kõigile teile, kes te täna või siis homme tahate tegeleda ise tootearenduse ja sellise ettevõtlusega, siis siin peaks ikkagi väga oluline mõttemuutus toimuma ja selles suhtes on nagu disaineritel, tootearendajatel ikkagi võtme roll mängida. Ja kui me nüüd räägime, tuleme lähemale, et mis see nii-öelda ringne toode või teenus on, siis laias laastus jah, me võime jagada siin erinevad tasandid välja. Oluline on see, et me tegelikult juba toote disaini või kujundamise algetapis mõtleme hästi läbi, mis seal tootes peaks olema. Ehk siis kõik see, mis läheb sisendiks tootele, selle läbimõtlemine, keskkonnahoidlikkus, kõik need teemad, mis on seotud ringsusega, et need oleks arvesse võetud. Muidugi siiamaani, kui mis puudutab sellist tootmisetappi, seal on üldiselt viimasel ajal päris hästi, sest et tootmisettevõtted kõik üritavad tooteid toota sõna tõsises mõttes ikkagi võimalikult efektiivselt. Võib-olla siin on see olukord võib-olla isegi kõige parem. Aga kui me räägime toote kasutamisest, siis siin on just see sama probleemistik, millest me enne rääkisime. Ehk siis suurem osa tooted on lühiajalised ja meie huvi tooteid pikaajalisi kasutada ka on küllaltki lahja. Ja kui me räägime jäätmekäitlusest, seda me teame iseenesest, et ka siin on väga palju selliseid piiratud võimalusi. Siin on nagu paremini toodud eestikeelselt need etapid välja. Et tulles veel kord tagasi, eks ju, materjalikasutuse väärtustamine, see on oluline ja muidugi ka teie puhul, kui te ostate midagi, kui paljud teist vaatavad toodete puhul, kas see toode on keskkonnahoidlikult toodetud või koosneb keskkonnahoidlikest materjalidest, komponentidest. Mis on selline igapäevase otsuse tegemise puhul hea abimees, mida te võiksite otsida toodetelt? Mis annab teile informatsiooni, et üks või teine toode võiks olla keskkonnahoidlikum? Kas te olete sellised asjad kuulnud nagu ökomärgised? Kui paljud teist regulaarselt osta tehes näiteks pehme paberitooteid, puhastusvahendeid jälgite, kui te lähete poodi, siis te juba teate, et mina igal juhul ostan nõudepesuvahendi, mis on ökomärgisega. Kui paljud seda nagu endale on nagu 100% otsustanud, et igal juhul ökomärgisega ostan. Kahjuks peame nentima, et see nii-öelda oskus nüüd tarbija poole pealt nii-öelda otsida ja tegelikult nõuda
keskkonnahoidlik ja sealhulgas ringsetest materjalidest toodetud tooted on ikkagi, ütleme, meie üldine arusaam ja teadlikkus on siin viimase 2 aasta jooksul plahvatuslikult suurenenud. Aga meie käitumine on ikkagi seal samas, kus ta oli seal 10 aastat tagasi. Ja ikkagi, ütleme, ökomärgistest on kuulnud kuskil 20% inimestest ja alla 5% inimestest tegelikult süsteemselt ostab tooteid ökomärgise põhiselt. Aga ma igal juhul soovitan seda teha, sellepärast, et ökomärgised on annavad ka viiteid tervislikkuse kohta, et igal juhul see on see tänasel päeval, mida nagu peaks iga tarbija teadma ja eelistama. Ehk siis just selliseid tooted, mis on toodetud keskkonnahoidlikest materjalidest, ringsetest materjalidest ja kindlasti peaks seal vältima ka igasuguseid erinevaid materjali kombinatsioone ja see, kuidas see toode on disainitud, on tegelikult aluseks sellele, kuidas siis tegelikult on võimalik seda toodet hiljem, kui ta on oma eluea lõpus ringlusse võtta. Kui ta on väga keeruline kombinatsioon erinevatest materjalidest, mis on kokku keevitatud, sulatatud ja me teame, kuidas veel kokku pandud, siis teoreetiliselt selliseid tooteid on väga raske ka ringlusse võtta. Hea näide on elektroonika. Elektroonika puhul on nii kirjavaks asi ajatud, ja seda on väga raske lammutada, eristada neid materjale. Nii et probleemiks ongi see, et meie poolt tarbitavad tooted on muutumas üha keerulisemateks, seal on üha rohkem komponente, materjale, seal on nüüd, mis puudutab elektroonikat, ka ohtlikku materjale ja kogu see nii-öelda mudru kokku panduna on väga raske uuesti ringlusse võtta mõistlikult. Kui me rääkisime sellisest tootmisest, siis see on lihtne, aga kui tuleme võib-olla siia veel kord siia kasutuse etapi juurde, siis ühe asja me klaarisime ära, et korduskasutus on oluline. Igal juhul peaks eelistama siis selliste toodete korduskasutust, aga see eeldab ka seda, et need tooted oleks tõesti ka disainitud juba korduskasutatavateks. Kahjuks meil on üha rohkem selliseid tooteid ümberringi, mida ei olegi võimalik väga palju korduskasutada. Lihtsalt need samad rõivad lihtsalt lagunevad sul enne ära, kui sa saad neid kuskile uuskasutuskeskusesse või mujale viia. Ja teine pool on see, et sa peaksid tegelikult suutma tekitada ja disainida pakkuda selliseid tooteid, mida on võimalik lihtne hooldada, ka parandada, moduleerida ehk siis uuendada, kõik need teemad, mis tegelikult on ju teada ja tuntud, aga millegi pärast väga vähe tarvitusel. Nii et ikkagi lõppkokkuvõttes suurem osa tooted, mida me täna kasutame, on just disainitud lühikeseks ajaks, aga tulevik on seal, et sa tegelikult pakud tooted, mis on pikaealised, aga pakud sinna juurde hooldus, parandusteenust ja tegelikult ettevõtjana saad läbi selle endale tegelikult majanduslikus mõistes sissetuleku. Et eesmärk ei ole müüa üha rohkem ja rohkem, pigem müüa asju vähem, aga pakkuda sinna juurde erinevaid kõrvalteenuseid, et hoida seda klienti enda juures küljes ja lõppkokkuvõttes me tegelikult saavutame jätkusuutlikkuse materjalikasutuse mõistes, aga ka majanduslikus mõistes ettevõtjad saavad teenida raha. Ja nüüd, kui me liigume ringlussevõtu, ehk siis kui need tooted on jäätmeteks muutunud, see on see kogu see jäätmekäitluse pool, mis meil tegelikult ju peavalu tekitab. Ehk me ikkagi näeme ka siin Eestis, et kogu see liigiti kogumine, jäätmete kokkukogumine, ringlusse võtmine, see kiratseb, ehk see hästi ei toimi. Ja ütleme nii, et Eestis kui me räägime olmejäätmetest, mis meil igapäevaselt kodudes tekivad, sellest olmejäätmete massist me täna suuname ringlusse ja ringlussevõtt ei ole siis korduskasutus. Ringlussevõtt on siis midagi sellist, et me nendest jäätmematerjalidest töötame ümber ja toodame siis uusi kas neid samu tooteid või siis muid tooteid. Klassikaliselt näiteks klaasist toodame klaaspudeleid, PET, plastpudelitest sviitere või muid tekstiilitooteid ja nii edasi ja nii edasi. Et Eestis ainult 30% olmejäätmetest täna suunatakse ringlusesse, 70% sisuliselt ei lähe tagasi materjali ringlusesse. Valdavalt see põletatakse ja vähesemal määral läheb ka see otse prügilasse. Võib-olla see põnevam asi on tegelikult hoopis 5. etapp või võimalus ringseid tooteid, teenuseid kujundada ja selleks on see nii-öelda materjali kasutuse vältimise strateegia
Ja see on pigem siis selline süsteemi tasandi muudatus. Ehk siis me ei müügi enam tooteid, vaid müüme toodete asemel hoopis teenuseid. Ehk sul ei ole vaja omada tooteid, vaid ma tegelikult ostan selle teenusena sisse. No keegi oskab öelda selliseid tooteid asendavaid teenused, mis meie ümber juba täna täiesti olemas on. Tulevikus iga enesest lugupidav mees ei oma autot. Mida ta teeb selle asemel? Noh, võtab Citybee või kasutab Bolti või teeb mingid muud asja. Ei ole vaja igast endast lugupidaval mehel omada erinevaid tööriistu, mis tal 99% ajast vedelevad kuskil garaažis või kuskil mujal. Selle jaoks on kõik rentimise, liisimise võimalused. Tulevikus tegelikult sa ei pea oma mitte midagi. Noh, meil on üks projekt oli siin mõttes, kus me tegelikult teeme siia ka Tallinnasse siia nii-öelda Kalamaja hipsteritele niisuguse teenuse keskkonna, kus sa tegelikult iga kuu maksad mingisugused eurod ja siis sa võid, see on keskus, kus sa võid kõike lainata, alates võib-olla, ma ei tea, joonlauast ja lõpetades mis tahes muu asjani. Jah, võib-olla elukaaslast ei saa ikkagi päris, mõtlesime, seda ei saa, kuigi seda tänapäeval saab ka nii-öelda jagamismajanduse põhimõttel nii-öelda kasutada. Ehk siis tulevikus, nagu tuleviku maailmas ei peaks me mitte midagi omama. Meil oleks tegelikult ringkasutus kogu aeg, me neid kasutame ühiselt ja see on see suund, mis võib tunduda nagu imelik, aga ma selgesti näen, eriti lääne suurlinnades, a la siuksed New York ja muud asjad, seal tegelikult tõesti ongi nii, et sul ei ole vaja midagi omada. Sa saad kõiki neid asju tegelikult laenutada, ühiskasutada ja nii edasi. Et need on nüüd suunad, kuhu poole tegelikult see IT-tehnoloogia areng meid aitab liikuda, kuigi siin on ka terve rida selliseid väikeseid vastunäidustusi, noh see sama autode jagamine või ütleme sellised Bolti, Uberi süsteemid on näidanud, et lõppkokkuvõttes, kui see teenus läheb odavaks ja tõesti majanduslikult on sellised teenused väga head, nad on odavad, majanduslikus mõistes nad on positiivse efektiga, aga tulemuseks võib olla see, et neid Uberi või Bolti sõitjad on nii palju neid autosid tänava peal. Ehk siis võib-olla nii-öelda parkimiskohtadel on vähem autosid omandis, aga tänavatel ei pruugi neid autosid väga palju vähemaks jääda. Aga see on eraldi teema, mis osas on viimasel hästi palju uuringuid tehtud ja vaadatud, et kui palju see jagamismajandus tegelikult ikkagi sellisesse ringmajandusse positiivset efekti annab. Ja nüüd lühidalt kokkuvõttes, need tasemed on jah sellised kõige lihtsamad lähenemised, ehk me siis muudame materjale, ühelt poolt siis tuues siia sisse sellised keskkonnahoidlikke materjale, ringseid materjale, jäätmematerjale. Klassikalised näited siin on väga populaarne tänasel päeval, kõik suuremad moebrändid teevad mingisugustest jäätmetest, mingisugused rõivaid, jalanõusid ja nii edasi. Nike'd ja Adidasest on täitsa tavaline, niisugune väga cool on, et kui teil on mereprügist toodetud näiteks tossud. Siis järgmine on juba sellise toote disain, selle toote eluja pikendamine eelkõige, tehes selle toote kasutamise lihtsaks, mugavaks, modulaarseks, hooldatavaks, parandatavaks ja nii edasi. Ja kolmas siis samm sellises ringmajanduse ütleme sellises strateegilises lähenemises, kuidas siis seda ringmajandust on võimalik läbi toodete ja teenuste sisse tuua, on siis selline süsteemi tasandi muutused, nendeks ongi need samad jagamis, rentimise, liisimise, ühiskasutuse ja kõik sellised muud platvormid, mis siis Eestis ka oluliselt buumivad ja kus Eesti on väga selgesti, ikkagi võiks öelda terve rea edulugusid tekitanud. Et siis ongi paras aeg siin lõpetuseks võib-olla teha kokkuvõttena ka siis mõningad veel illustreerivad näited Eestist. Ehk siis nii nagu ma enne ütlesin, ringmajandus ja ringmajandus potentsiaal majanduses on suur. Pean siiski tunnistama, ja me oleme just praegu kogumas neid parimaid näiteid Eestist, kes siis ettevõtetena sellised head näited ringmajanduse lahenduste väljapakkumisel on. Siiski pean kurvastusega ütlema, et ega need väga massiliselt ei ole. Eriti, mis puudutab sellise klassikalisi igapäevaseid tooteid. Aga mõned võib-olla kindlasti siis välja tuua, kui me räägime sellisest materjali valikutest,
ja sealsetest keskkonnahoiu põhimõtetest, siis kindlasti olete mõned teist kuulnud Stella Suomlais nahkkotid, olete kuulnud? Kui veel ei ole, siis minge Telliskivi keskusesse ja vaadake, minge uudistage. See on hästi popp teema, ta pakub siis sellistest keskkonnahoidlikust nahast tooteid, ägedaid häid disaintooteid, aga ta pakub ka juurde selle nahkkoti hoolduse, paranduse ja nii edasi, et sa saad lõpmatu kaua seda toodet kasutada. Ja see hooldus on seal tasuta seal sees. Ehk siis, et kohe et see, kes sulle müüb, tema võti on selle asja juures see, et ta seoks tarbija endaga võimalikult pikaks ajaks. See jääd tema kliendiks nagu pooleks eluks ja ta pakub sulle läbi siis nende teenuste selle nahkkoti eluea pikendades. Kõik, kes te olete nahkkoti kasutanud, teist võib-olla nii palju neid ei ole, aga mingis eas muutub nahkkott hästi popiks. Nahkkott muutub aina ilusamaks, mida pikem sa kasutad. Nii et jah, ta natukene kallis võib-olla esialgu, nii mõnelegi teist, aga varsti te kindlasti selle suunas hakkate vaatama. Teine asi kindlasti on siis see Upmate, kas te sellest olete kuulnud sellisest särgist, mis on reetaus ja noolesärk ja olete ju kuulnud? Ei olegi kuulnud. Jällegi peate minema Telliskivi keskusesse ja neid butiike läbi kolama. Upmate on siis võiks öelda isegi rahvusvaheliselt väga tuntud näide sellisest, kuidas siis tekstiilijäätmeid, tootmisjäätmeid on võimalik uuteks toodeteks ümber töötada. Kõik need nii-öelda tükkides kokku õmmeldud särgid, seelikud, Maarja, sul ei ole midagi sellist, sul oli alati neid. Kleit, just, et igas endast lugupidaval naisterahval ja miks mitte ka meesterahval peaks garderoobis olema paar Upmate või reetausi aksessuaari. Sest et vajalikul momendil, kui sa selle selga paned, siis on kaugelt näha, et tegu on keskkonnahoidliku inimesega. See on ka sotsiaalselt oluline, eriti noortele inimestele. Ennast ära markeerida keskkonnahoidlikult. Hea näide on mul üks tudeng Lundi ülikoolist, kes käis siin ja ta ostis reetausi särgi ja läks Lundis kuskil kõrtsu, istus nukralt üksi seal ja kõrval istus üks tüdruk, kellel oli ka upcyclitud särk seljas. Ja nad nägid üksteist ja nende vahel tekkis kohe nii-öelda tõmme ja tõmme tekkis selle särgi pärast ja see särgi tõmme muutus hiljem ka millekski enamaks. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et tänapäeval on popp olla keskkonnahoidlik. Siin on terve rida ka siis muid selliseid lahendusi, eriti tekstiilide valdkonnas. Toom Tekstiil on selline Viljandis olev ettevõte, kes töötab ümber ka tekstiilijäätmeid ja on ka siin Baltikumi piirkonnas üks suuremaid selliseid tekstiilijäätmete ümbertöötlejad. Toidupangast olete ikka midagi kuulnud, on niiviisi. Toidupank on ka väga hea, kui me nüüd liigume juba selle selle toote elu ja pikendamise poole, siis uuskasutuskeskus, toidupank, kõik need on need tegevused, klassikalised ringmajanduse mudelid, mis aitavad meil siis ühelt poolt kas siis tooteid, riideid, mis tahes asju pikemalt kasutada ja oma vahel vahetada. Siin on terve rida veel selliseid lahendusi, kes siis tegelevad jäätmetest uute toodete tootmisega, Lindström kindlasti. Nüüd me jõuame nendesse popimatesse IT-valdkonnaga seotud jagamismajanduse platvormidest, Bolt raudselt on, aga kas keegi on sellisest ettevõttest nagu K-modul ka kuulnud? On. Milliste tõuksidega te ringi kihutate siin tänava peal? See on 3 tüüpi oli vist viimasel suvel, neid tõukse oli vist. Üks on Bolti oma, Bolti te kõik teate, ja oli 2 veel, eks ju. Üks, mis on see tuule, tuul on vist või? Tuule oli vist. Nemad on siis, nende tõuksid on kõige keskkonnasäästlikumad. Nad on kõige pikema elueaga, neid toodetakse Eestis, Tallinnas ja ka nende eluiga on kõige pikem ja ka kui see ära laguneb lõpuks, seda on võimalik ringlusse võtta. Ehk siis see tuule on see kohalik tootja, muideks nad isegi tänasel momendil on ainukesed, kes hoiavad siin lumehanget vist. Nad tegelikult katsetavad, nende põhimõte on see, et nad tahavad näha, et kuidas need tõuksid ka talvel. Nad on ainukesed, kes ka talvel hoiavad oma tõukse. Et siis jätke meelde, tegu on tõeliselt laheda ringmajandusettevõttega ja tasuks nagu nende tooteid siis ka eelistada. Ja igasugused muud huvitavad skeemid, mis on Eestis ju allates siis autolevist, kas keegi on autolevist midagi kuulnud? Küll see elektriautode teema on, autolevi on see, et sa võid oma isiklikku autot
jagada teistega. Kui sa tahad, sa liitud nende süsteemi ja kui su autot ei kasuta, siis sa võid vabalt oma autot rentida. Nemad rendivad sinu autot sinu eest siis teistele inimestele. Niisugune klassikaline jagamismudel, mis on hästi-hästi populaarne igal pool mujal maailmas. Eestis pigem vähem sellepärast, et meile meeldib omada autot. Meil kõigil on see rohkem nagu staatuse sümbol ja eriti minusugustel ja minuvanustel tegelastel peaks olema lausa kohe mitu autot. Nii see peab olema, aga see peab muutuma, sest et tulevik ei ole jätkusuutlik, kui meil kõigil on mitu autot. Ja sellepärast tulevikus me peaksime olema niisugeste ettevõtete kliendid pigem. Ja sellega ongi mul minu jutt otsas, et kas teil jäi midagi segaseks, tahaksite küsida mõningaid mõtteid, mida jagada. Kuidas teil tundus, kas see ringmajanduse temaatika sai selgemaks natukene? Kuidas te nüüd ise tunnetate, et kas te olete ise nüüd ka juba ringsemad tarbijad nüüd selle jutu valguses? Või see vajab veel natukene setitamist? Ma kujutan, et see vajab veel natukene setitamist. Aga kindlasti kõik need näited nendest ringmajanduse ärimudelitest ja terve rida on ju veel juureski. Nagu me näeme, nad tegelikult kõik pakuvad meile igapäevaseid tooteid ja teenused, mida me saaksime tarbida. Alati tasub mõelda ja vaadata, mida me tarbime, milliseid tooted me tarbime. Ökomärgised, leppisime kokku, kõik pabertooted, mis seal on siis puhastusvahendid, kõik, kus on ökomärgid. Hind ei ole suurem. Meil on olemas väga tore ringne pesupulbri ja puhastusvahendid tootja Maier. Millegipärast Eesti inimesed ei taha osta Eesti kaupa. See on täpselt sama hea ja veel parem kui igasugused lahedad, ma ei tea, kust Saksamaalt toodud ökomärgistega öko tooted. Meie Maier teeb täpselt sama häid asju ja kusjuures ka nende pakend on, see on 80% recyclitud plastist. Nii et jällegi ostame Eestist, Eesti tootjatelt ja tegelikult see võimalus ringseid tooteid osta pidevalt avardub. Et selles mõttes tasub silmad lahti hoida ja ringsemalt käituda. Mul on ka selline slaid, kus ma olen näidanud ära, kuidas viimase 30 aasta jooksul see ringsuse teema on arenenud ja ütleme niiviisi, et see ringmajandus on nüüd ütleme 8 viimase aasta termin, aga tegelikult ta ei ole tekkinud 8 viimase aasta jooksul kuidagi siin äkki. See on see sama teema, mis on vähehaavalt täienenud, edasi arenenud. Lihtsalt täna me nimetame seda ringmajanduseks, 10 aastat tagasi me nimetasime ressursitõhususeks, 15 aastat tagasi me nimetasime sama asju ökoefektiivsuseks ja nii edasi. Ehk siis ta natuke täieneb kogu aeg, ta muutub nagu selles mõttes sisukamaks, et ta üha rohkem liigub ka õigusaktide tasandile, ehk me tegelikult tunnetame seda võib-olla paremini, aga laias laastus ringmajanduse põhimõtted on olnud viimased 30 aastat need samad. Nüüd, kui ennem räägiti 3 R-ist, nüüd on täna räägitakse juba 5 R-ist, ehk see natukene detailsemaks muutunud. Aga kui sa tahad ringmajandusest, kuna ringmajandus on pop teema nagu sellise buzzwordina või sellise huvitava sõnana, siis tänasel päeval, kui ta on populaarne, siis kipuvad seda ära kaaberdama igasugused muud tegelased. Ühel viimasel konverentsil, kus ma käisin, siis ringmajandusest räägiti mitte enam materjalide mõistes, vaid informatsiooni mõistes. Ehk siis tänasel päeval on erinevate asjade nii-öelda ringne kasutus väga oluliseks muutunud. Hiljuti oli selline asi nagu digikoristuspäev. Olete sellest asjast kuulnud? Mis te arvate, mis prügist me nagu sellise digiprügi mõistes räägime? Kui me räägime nüüd klassikalisest ringmajandusest ja jäätmekäitlusest, me räägime prügist, see on niisugune füüsiline asi, mis vedeleb meie ümber, kõik see prügi, mida me maha viskame. Aga tegelikult me tekitame iga päev tohutus kogusest digiprügi. Ja mis need digiprügi asjad on, mis te arvate? Kõik see, mida te kogu aeg pildistate, ma nägin, siin tegite ka järjekordse selfie, oli niiviisi. Kuhu see kõik läheb? See on jube kogus prügi, eks ju, sellest võib-olla, ma ei tea, palju sellest nii-öelda kasulik on. Valdav osa sellest digiprügist moodustab mis te arvate? Lemmikloomade pildid. See on jõhker kogus ja see on kõik kuskil pilves, see on kõik energia, see on kõik tohutu ressurss. Ja sellepärast on väga tore, kui me tegelikult peale selle, et me sellist füüsilist prügi koristame, ka tegelikult koristame oma digiprügi.
et väga hea oleks oma erinevad failid ja asjad läbi käia ja vaheteha teha seal ka nii-öelda koristamist ja ära kustutada, sest et iga pildi kuskil elektroonilises andmebaasis hoidmine võtab energiat ja kõik see mõjutab tegelikult meie keskkonda. Ja ka ressursid kuluvad. Et selles mõttes see ringmajandus on nagu nihkub nagu natukene igale poole kontseptsioonina, laieneb lihtsalt.